Aga tere kõigile, te olete hakanud kuulama siis peaasi.ee podcasti või taskuhäälingut Pearaadio. Ja otse loomulikult selles podcastis me räägimegi vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Mina olen psühholoog ja koolitaja Anna-Leena Salumets ja olen siin täna saatejuhi rollis. Ja tänase saate teemaks on meeste vaimne tervis. Ja kui keegi nüüd kuulajatest ära ehmatas, et oot, me räägime meeste vaimsest tervisest, aga kuulda on ainult naishäält, et mis värk sellega on, siis ma ei ole siin üldse üksi. Minuga siin stuudios on ka näitleja Karmo Nikola. Tere! Ja ka lavastaja ja filmilavastaja näitleja Andres Puustusmaa. Tere! Tere tulemast podcasti. Ja ma alustaks hoopis süüksest asjast. Et kui me selleks saateks valmistusime ja mõtlesime, mis see tuumik võiks siis olla, et millest me siin rääkima hakkame, siis meie tore kommunikatsioonijuht niimoodi naljatades ütles, et aga mõtled, kui sa küsidki kellegilt, et kuidas sul läheb, ja siis ta veel päriselt vastab ka, et mis sa siis tegema hakkad. Siis ma mõtlesin, et ma kohe alguseks teengi endale üks väikse väljakutse. Et ma küsin, et kuidas teil päriselt läheb, et võib-olla Andres, alustame sinuga. No üsna terane valik, et ka vaimse tervise probleemidega inimesed tulebki kutsuda saatesse ja siis oma seisundist ja kogemusest seda jagada. Aga ma küsin vastu ka nüüd, et sul endal on palju patsiente, meespatsiente? Oi, kohe niimoodi alustaks. No ikka. On, aga eks ta nagu statistika kohaselt ka, et enamasti jõuab ikka nii abini naispatsient või naisklient, siis me ikka nimetan klientideks. Et see kehtib nii minu kabinetis samamoodi. Aga mehi on? On. Mis vanuses need mehed keskmiselt on? Tead, ma arvan, et see keskmine vanus on üllatavalt kõrgem, et kui muidu arvaks, et ma ise olen ju ka, pean ennast nooreks inimeseks, et see on kuskil 20, aga ei ole, et see on siuke 40 pluss on see vanus. Nii et kuidas sul läheb? Minul läheb töiselt, aitäh. Selge. Aga Karmo, toimi sinu juurde ka, kuidas sul siis päriselt läheb? Minul päriselt läheb ka samamoodi töiselt, kuigi praegu on natuke selline vabam periood, aga ja saan nagu puhata ja natuke iseendale aega võtta ja trennis käia ja nõnda edasi, et aga üldjoontes läheb hästi, sest päike tuli välja, energiat on rohkem, ma loodan, et see päike nüüd ei kao kuhugi. Jaa, samad sõnad. Vot, aga kui me siit lähemegi juba, Andres tegid nii hea sükse avangu ka siin sellesse teemasse, et meeste vaimsest tervisesse ja mul on siin ühe sükse mehe mõtted ka, mis on pärit siis Redditist ja ma loen need ette. Ja see mõte kõlab vot niimoodi. Pigem hoian ikka endasse. Mõnikord räägin saunas mõnele sõbrale pinnapealselt, aga kodus mitte. Eks sees on igasugu mõtteid ja pingeid, aga tulen nendega enam-vähem toime. Muidugi meelemürkide abiga. Välja paistab kõik hästi. Kodu, lapsed, autod, hobid, sõbrad ja nii edasi. Olen paar korda proovinud naisele midagi ääriveeri rääkida, aga nagu keegi siin ennemgi kirjutas, siis on enda pilgust kohe näha, et näeb siin kuidagi nõrgemana või midagi sellist ja pole jutuga edasi läinud. Eks see meie kohustus ole läbi ajaloo olnud olla see, kes kõike ära kannatab ja pere üleval peab ja koos hoiab. Kui te neid mõtteid kuulate, siis millised mõtted see teis endast tekitab ja kuivõrd te suhestute selle kogemusega? Võtlikud näod on mul siin vastas nüüd, Andres, ma võib-olla alustan taas kord sinuga. Vaata, eks need asjad minu peas on läbi seoste ja kuna ma tegelen enda peas väga erinevate inimestega, sina kui psühholoog või oled sa psühhiaater? Psühholoog. Psühholoog võiksid ju kohe mulle diagnoosi panna, et kui raske või kerge versioon see skisofreeniast on. Aga monoloogi peame me ju kõik mehed, naised erinevas vanuses, kes me oleme, kui me kõnnime mööda tänavat või läheme mingisugusele kohtumisele, siis see monoloog ja tihtipeale ka dialoog on ju katkematu, mis tekitab meil väga erinevaid emotsioone, sest mõte iseenesest on juba tegu.
mitte ainult sõna, verbaalne sõna, et mõte on ju keemiline protsess. Et see ajukeemia, mis ta meisse loob ja läbi nende seoste, ühiskonna, ma nüüd hüppan hästi laialt igal pool, üldistan seda, et ühiskondlikud surved ja need normid ja reeglid, mis on meil enda poolt vastu võetud inimeste, selle kogukonna ja mida me iseendasse sätitame, istutame. Sellega on tihtipeale päris raske toime tulla, sest sa ei saa olla vaba. Iseendast vabaks ei saagi kunagi. Sa võid ju põgeneda ükskõik kust kohast ära. Vangistab ka ära põgeneda, aga iseenda eest ära ei põgene. Ja sellepärast nii või teisiti sellised mõtted, seosed, see, millest sa rääkisid, see kiri, ikka seostub iga inimesega. Kui palju sa suudad seda endas lahti nüüd analüüsida ja ega see, kuna meil Karmoga see on meie töö osa, igapäevane analüüs, mis käib, siis mõne teise elukutse või ameti puhul see ei ole nii tavaline või normaalne. Ses suhtes ma arvan, et seal on see keerulisem pugeda iseendale naha vahele või kui keegi sõber või kaaslane või partner toeks on, et neid asju, ma olen selles parteis, kus öeldakse, et tuleb rääkida. Palju tuleb rääkida. See ei ole lihtsalt loba, et asi ei muutuks lobisemiseks, hädaldamiseks, kannatamiseks, et tihti minu meelest aetakse, ma ise sama, ma räägin eelkõige iseenda tundmustest. Aetakse seda sassi hädaldamise või kurtmisega või et kust see piir jookseb, kus ma tahan jagada või ma hädaldan või vingun. Võta sina kui psühholoog nüüd otsast kinni, et kuidas me edasi lähme. Jah, see eks ole nagu mingi ametihaigus, et ikka hakkad noppima nagu välja mingid asju. Võib-olla mis mu sealt kõlas, üks on see teadlikkus, mida sa ka tõid, et sellest ametist olenevalt on juba seda teadlikkust rohkem võib-olla jälgida oma mõtteid või mida ma siis ütlen või neid seoseid, mis mul peast tekivad. Aga teine, jällegi väga oluline asi on sellest, et mitte ainult teadlikuks saamine, vaid ka sellest rääkimine või sellest kuidagi enda pea seest välja saamine. Et küll ise enda eest tõesti ei saa põgeneda, aga paratamatult mulle tundub, et see jagatud koorem on poole väiksem. Ükskõik, et on see siis algul võib-olla, mis sildi keegi selle paneb, et oi, kas ta virises või ta jagas muga, et mis iganes seal on. Aga Karmo, kui selle poole pealt ka, et kas sa oled varasem näiteks, et näitleja ikka pead ju ennast kuidagi avama ja endas natuke nagu surkima võib-olla, aga kui sa nüüd see näitleja mütsi korra peast ära võtad, et kas sa oled kunagi näiteks kahetsenud ka seda, et sa oled kellegile rääkinud mingeid asju? Seda, et ma olen kellegile midagi rääkinud, seda ma kahetsenud ei ole, sellepärast, et nagu Andres ütles, ma olen väga nõus, et ma olen ka selles parteis, et rääkida. Ja tegelikult see hakkab, me räägime küll praegu siin paarisuhte kirjast, eks ju, aga see rääkimine algab minu arust lastega. Mul on endal 2 last, on ju, et ma näen seda, et ma kogu aeg mõtlen ka praegu sellele, kuidas nende vaimset tervist hoida, kuidas nende emotsioonidega, aga selleks tuleb suhelda. Vahet ei ole, on need 3 aastat, 2 aastat, sa pead nagu lugema neid märke. Ja see on see Ergioski kampaania, eks ole, see on väga, ma olen neid lugenud, neid teisi ka, need päris austus üllatavad kirjad, et kui palju on meestele probleeme seal. Aga ei rääkida, et selles mõttes ma ei tea, et kui siis naisega, ma saan aru, et tema oma, eks ole, elukaaslasega ei saa rääkida, et kas see on mingi sõber või ma isegi mõelnud nagu sinna välja, et okei, mul ei ole sõpra, mul ei ole naist, mul ei ole seda, et kuhu ma siis lähen, et kellega ma siis lõpuks räägin. Ja siis mõtlesin, et ainuke võimalik, ega siis mul ongi võimalus tulla näiteks sinuga rääkima. Ma peaks siis leima, okei, ma maksan raha selle eest, on ju, okei, aga kui mul on mingi mure ja kui mul on ainus pääsetee, siis võib-olla ongi võimalus minna siis rääkida spetsialistiga, et see koorem. Aga lihtsalt üllatav selle puhul on nagu see, et kui ta on juba valmis rääkima, et siis ta ikkagi nagu juba kuskilt pilgust tunneb, et ei tasu vist ikka. Et et ta tõmbab ennast tagasi. Päris keeruline olukord.
on, eks, kui sa seda situatsiooni kirjeldad, eks, et kui ma olengi inimene, kellel ei ole lähikonnast kellega rääkida. Ma arvan, et väga palju. Jaa, kindlasti, et üksildus on ju ka selline, mitte ainult meeste, vaid ka naiste kasvav probleem. Ega seal psühholoogi kabinetis, ma arvan, see töö näeb ka väga sarnane välja, et kaardistada ka, kes need lähedased on, et võib-olla nad isegi on olemas, aga see täpselt see, et aga ma loen juba pilgust välja, eks, kus sa loed sellest pilgust, mõnikord loedki, mõnikord ei loed. Et eks ta ole siuke kahe otsaga mõõk, nagu kõik keerulised teemad kipuvad olema. Ja mulle tundub ka see ei ole ainult nagu minu, ütleme isiklik vaimne tervis, et ma tahan rääkida. Mulle tundub, et lihtsalt kui ma ei tea, siis lõpuks mind ka ei huvita. Mulle tundub, et ka see paari suhe, kui suhe selles mõttes ka kannatab ju lõpuks. Päeva lõpuks, ma ei tunne sind, sa ei tunne mind, elame oma olmed, käime, teeme neid olmelisi asju, aga me üksteisest lõpuks, kui me omavahel ei kommunikeeru, eks ole, siis ma ei tea, ühel hetkel võib ka see nagu kokku kukkuda. Jah. Ma ei tea, ma lihtsalt siit hakkasin edasi mõtlema. Just, ei väga kirjutan jällegi alla kõikidele mõtetele, et raske mitte nõustuda nendega, et eesti keeles on siuke tore väljend, et kuidagi me pühime vaiba alla, et aga kui siin väga palju pühkideks, et nagu kuhja on sealt näha, aga isegi kui see vaip seal peal on, eks. Aga kui me lähme sinnapoole, et okei, et oled otsustanud või et võib-olla keegi, kes kuulab ka mõtleb, et mul tegelikult on mingi asi, millest nagu tahaksin rääkida. Mida või kumbki teist, mis te ootate, et kuidas see teine pool võiks reageerida sellele? Me oleme palju rääkinud sellest võib-olla, et ei taha, et kohe hakkaks lahendama asju, et võib-olla see ei ole see esmane, võib-olla see on. Kuidas teil on? Kuidas teie kogemus on? No kui ma mõtlen lihtsalt, kui ma olen, ma ei tea, millegi peale ärritunud või kui mul on mingi jama või mingi probleem, olgu see, ma ei tea, tööalane või mingi muu, et siis tegelikult ega alati ei peagi lahendusi pakku, mulle tundub, et juba see, et ma kellelegi räägin ja keegi seda kuulab, siis lihtsalt see, et ma saan filtreerida, ma saan selle korraks nagu välja ja võib-olla sellel teisel inimesel on midagi sama vastata või mitte, aga ühesõnaga see, et ma saan selle välja öelda, ma saan seda filtreerida, et see juba tegelikult nagu vabastab mind vähemalt, et ma saan seda kellegagi jagada, eks. Nojah, aga selleks on vaja kedagi kellega jagada. Ja, Andres, kuidas sinuga? Et kui me räägimegi selle, et siit tuli ka see välja, et see pilk, eks, või et kuidagi juba, nagu ma räägin küll, aga ta vaatab mind kuidagi nõrgemana või et selle teise poole siuke reageering võib-olla on teemadele, mis ei ole alati kõige lihtsam rääkida, et mida, või kas üldse on mingid ootusi sellele teisele poolele, kellega jagada enda asju? Ikka, kas sul on palju sõpru? See on, sest ma arvan, et kvaliteet on olulisem kui kvantiteet. Just, ma küsisin meelega, kas sul on palju, sõna palju. Ma oleks küsinud, kas sul on sõprus, oleks küllalt ruttu vastanud, jah on. Näiteks? Näiteks või? Ei, ma arvan, et see, et mida sa pead paljuks, et kus see nagu... Ei, ma võtan sõna palju ära. Kas sul on sõpru? Jah, on küll. No just sa vastasid küllalt kohe. Et see sõbrad, lähedased, kaaslased, partnerid, lapsed, need, kellega sul on see usaldus, kellele sa saad jagada, kellelt sina saad vastu võtta. Et see on üks kõige tähtsamaid asju üldse. See on minu arvamus. Üldse, mitte miski muu. Raha, panga asjad, mis iganes, kõik muu taandub tühja kohta. Neid asju me näeme iga päev. Ja kuivõrd me seda ise omaks võtame ja sellest aru saame, see on teine asi. Ühesõnaga, ma jooksin praegu mõttega lukku, nii et sa võid uuesti küsida. Sest ma nagu teadsin, mis ma tahan öelda ja küsida ka sinult ja Karmolt, aga nüüd ma jooksin lukku, sest me hüppame, mulle tundub hästi pealiskaudselt sinna tänna, mitte see, mis ei ole kriitika. Me räägime sellest ja siis ma jõudsin vahepeal mõelda, okei, ma üritan siin koondada oma mõtteid, kontsentreeruda, rääkida sellest väga selgelt, mida ma näen, kuidas ma sellest aru saan. Ma lähen siit välja ja elan oma
selles mullis, selles maailmas edasi oma probleemidega, oma hädadega, oma rõõmudega ja see, millest me rääkisime, kas see üldse kusagile jõuab? Kas see midagi annab peale selle edevuse, et me oleme arukalt analüüsinud, me oleme endast jätnud hea, toreda mulje ja edasi? Ma suhestun selle mõttega niimoodi, et kui see podcasti idee tuli ka, et räägime meeste vaimsest tervisest, siis mõtlesin, et oot, aga me oleme sellest tegelikult peaasja sees, peaasja väliselt oma kolleegidega, kursakaaslastega, tuttavatega rääkinud juba päris palju. Et mis võiksid need kohad olla, mis võib-olla tooks mingit lisandväärtust kogu sellele teemale, millest me ei ole veel võib-olla, mida ei ole puudutanud, et mis see tuumik siis ikkagi on, sest me teame ju statistikast, et meeste enesetappude arv on kordades suurem kui naiste oma. Et me teame, et mehed ei jõua abini, et seal on nagu mingi lünk, aga nagu mis see tuumik on. Ja ma kahtlustan, et siin see üks point võib ollagi see, et need teemad, mis meile tunduvad ja võib-olla mul ei ole siin õigus, aga see sama just kui pealiskaudsetena, võib-olla mõnele kuulajale ei ole üldse nii pealiskaudne, sest et ma räägin, kuidas ma end tunnen. Et psühholoogina ka kabinetis mõnikord, kui sa küsid inimeselt, aga mis see siis on, mis sa tunned, siis väga sage vastus on, ma ei tea. Ma ei oska sellele tundele mingit silti kinni panna või peale panna või kuidagi sildistada ära, et mis see siis on või kus see mu kehas on. Mis iseenesest, et kui see tundub ka siuke triviaalne, et aga mis ma pean siis ütlema, kuidas ma tunnen. Et teaduse poole pealt me teame, et kui ma nimetan selle tunde ära või räägin neid asju välja, et siis ka mu siuke probleemi lahendusoskus läheb palju paindlikumaks. Ma oskan sellega midagi pihta hakata, et see jõuab minu peast kuskile välja. Aga see koht võib-olla, kus me praegu olemegi, on kuidas ta jõuab sealt enda peast välja kuhugi inimesele, kes seda kuulab. Ja selles mõttes, mida sa siis või mida sa ootad, et niuke see vastus võiks ju kuulamiks olla. Tuleb meelde, kui tihtipeale spordireporterid, ajakirjanikud küsivad peale võistlust sportlase käest. Noh, mis tunne on? Ma saan aru ju heatahtlik reporter ja kes teeb oma asja südamega, aga kui keeruline on sellel sportlasel need tohutud metsikud emotsioonid, see mõtete tulv, see füüsiline väsimus, see, mis ta on praegu endas läbi lasknud, üle elanud, see, kuidas ta ennast korjab kokku. Ja sa pead vastama sellele, no mis tunne on? Tahaks pikalt perse saata selle küsija. See, vabandust, ma nii väljendan. Selles suhtes, et neid asju on nii palju. Need mulle tundub, ma lähtun jällegi endast, et ma ilmselt vajan abi, ma tean, et enamus minu lähedasi ja sõpru vajavad abi, aga kus me selle piiri siis paneme, eks meil on tõesti kõik nii vaimselt katki või et me, mitte nüüd päris seda võib-olla, aga et ma olen sinuga nõus, et sellest peab rohkem rääkima, isegi kui see tundub pealiskaudne pinna peal, seda on praegu tundub, et palju, seal on mõni artikkel sellest, seal teles mingisugune uus saade, paneme näo külma vette ja nii edasi, mis on küllaltki triviaalne ja pealiskaudne, aga siiski ta hakkab vaikselt nagu reklaam meile mingit mõju avaldama. Ja nüüd on see, millega ma olen igati nõus, mis Karmo ütles ennem, et tuleb rääkida lastega, et see tulevane laps on see täiskasvanud mees või naine, kes vajab abi. Et lähme nüüd seal sinna alguse poole ja alustame sealt, et ei tekiks seda, et aga mis sul juhtus. Et meil oleks tervem rahvas, vaimselt tervem rahvas tuleb tegeleda lastega. Eelkõige haridusega, mida meil räägitakse ja ma olen sellega 2 käega nõus. Mitte jurada populistlikku, see on mu isiklik arvamus täiesti, enese upitamise ja sükest egoistlikku jura, mis meid pärsib, meie isiklikku olemust pärsib. See ju mõjutab lapsi samamoodi, nad ju vaatavad, kellel endiselt mingi aeg see kadus ära, aga ütleme nõukaaja lõpp,
mida ma mäletan, kellel olid kihvtid karhutossud. Ta oli kuidagi kihvtim kutt ja nii edasi, et see aeg on tagasi jõudnud. Praegu on see väga tähtis, kui inimesed hakkavad rääkima, miks me peame neid rikkureid aitama, et nad sealt tagasi tuua, sealt Lähis-Idast. Mul on endal kommunaalid ja elektriarved, need raisad, kurat, sõidavad, lubavad omale. Kohutav mõtlemine. Need on need samad eestlased, meie oma rahvas, meie oma kogukond. Et mis toimub? Miks me ei võiks aidata teineteist? Et see kättemaksu ja selline raevu ja viha ja õela hoiaku asi, aga mind ei ole aidatud, miks ma pean aitama? See süveneb, mulle tundub, võib-olla ma eksin, võib-olla ma ise liiga palju mõtlen sääraselt ja see on ülekohtune ja ma teen endale ja oma lähedastele liiga, ma ei tea. Selleks ongi sõbrad ja lähedased, nendega sellest rääkida. Et mulle praegu liiga. Aga sellest jutust mulle võib-olla nagu kuidagi kerkib see üks sõna, milleks on inimlikuks. Inimlikkus, jah, see on see sõna. Inimeseks olemine. Inimeseks olemine, see iseendaks olemine või ka meheks, naiseks, inimeseks olemine ja et see saab juba väga varakult peale, hakkab pihta. Ja üks võib-olla asi veel, mis sa siit tõid või mulle endale tundub ongi see, et midagi peab muutuma, eks, et ja see maast madalast, et kas seda, et kui see täiskasvanu, siis on võib-olla raske muuta enda harjumusi, enda süksid olemise viise. Aga mis siis peaks kultuuris muutuma? Ma nüüd Karmo annan sulle esimesena sõna. Et võib-olla süke, et kultuuris, et süksest vaimsest tervisest rääkimine oleks lihtsam, inimlikuks olemine oleks lihtsam või süke üldine kuidagi juurde tagasi minemine oleks lihtsam. Kas me räägime vaimsest tervisest või ühiskonnast üldiselt, mis peaks muuta? Jälle, ma olen jälle Andresega nõus selles mõttes, ma olen ka nii palju viimase ajal mõelnud selle hariduse peale, selle targa rahva ja nagu see lahendaks ju päris palju probleeme, et kui meil oleks ma annaks ka õpetajatele 1 miljon eurot kuus, et ühesõnaga, et siis et kõik õpiks ja saaks targaks, et seda rumalust ja nagu lollust oleks vähem ühiskonnas, et mis on õige ja mis ei ole ja kuidas neid terasi ja sõkaldest eraldada, aga ma tulen ikka selle juurde tagasi, et ega suhtlema peab omavahel, et kui me räägime vaimsest tervisest. Et see on minu arust põhimärksõna, seal ei olegi nagu midagi, et igasugune suhtlusvaegus, siis need probleemid tekivadki. Jah. Jah, et see on kohati mulle endal tundub ka naljakas või mõnikord ma mõtisklen selle üle, et see psühholoogiks olemine, et see tundub tegelikult hästi süke ka, et kuidagi naljakas amet, et kui ma peaks kellegi, olete mingi tulnukas tuleb Eestisse ja siis ma pean talle seletama, eks, et tead, et ma teen sükest tööd, et inimene tuleb mulle ruumi ja siis ta räägib, mis tal elus toimub ja siis ma ei anna talle hinnanguid, kuulan, olen olemas ja siis ta läheb ära ja tal on kergem olla, eks, et see tundub nagu tot, et see on loomulikult, eks sinna käib ka süke psühhoharimine ja teaduse pool, et aga laias lastus see on ju see, et süke suhtlemine omavahel rääkimine, aga et kuna sa tõid selle laste kasvatamise teema ka ja et kuidas võib-olla on sul mingid head, jällegi, et see kõlab juba pinna peal sõna, Andres, ma juba tunnen, aga et kas sul on... Miks sa tunned nii? Sa võtsid omale ühe hoiaku ise sisse praegu. Ja selles osas on õigus, aga... Ma ei rünnanud sind. Aga olla hästi inimlik ja aus ka selle suhtes... Ja. Sul on täiesti õigus, et aga mis on võib-olla need asjad, mis on sul isana aidanud niimoodi kuidagi seada seda fookus, et milline lapsevanem ma tahan olla või et mis, kas sul on midagi, raskeks läks. Väga keeruline, see on väga keeruline. See enda nagu, mitte isegi enda ego taandamine, vaid lihtsalt see, kuna ma, kuidas öelda, olemuselt olen selline aktiivne inimene, võin olla ka keevaline, võin ärrituda kiiresti, siis see laste kasvatamine on lihtsalt,
kuidas öelda, enda emotsioonidega nagu tegelemine on väga keeruline, sul peab ikka jõhkralt kannatust olema nagu juba täna hommikul, eks ole. Ma neid maid jagan nagu, ma olen armastanud hommikuid, aga kui lapsed tulid, siis ma ei ole selles enam nii veendunud. Ühesõnaga, et sul peab kannatust olema ja see nipp on ikkagi täpselt see sama asi, et me lihtsalt, ma räägin ka ainult enda pinnalt, et meie oleme püüdnud väga palju oma lastega suhelda ja ühesõnaga püüda tegeleda kogu aeg nende mingite emotsioonidega, tunnetega ja et nad oskaks ennast väljendada, et viia nagu ka laps selleni, et ta oskaks ennast väljendada, mis teda häirib. Sest see on ka väga keeruline. Ta ei ütle sulle, sest millegipärast laps või enda laste puhul ta kuidagi, kui midagi on juhtunud, ta hakkab nagu, või ütleme lasteaias, ta hakkab nagu esimese asjana häbenema või mitte häbenema, aga ta hakkab varjama, siis ta natuke, tal on nagu piinlik või ta ei pruugi isegi mingis jamas võib-olla, mis ta ise on korraldanud või keegi teine on korraldanud, kus ta on osalenud, ta ei pruugi selles üldse olla nagu see põhisüüdlane või, aga ta millegipärast, ta hakkab kohe nagu varjama, et kuidas saada sellest nagu astmest üle, et ta räägiks, et ta julgeks, et kodu on see turvaline koht, kus sa võid rääkida kõigest. Et see on see asi, mida me oleme püüdnud nagu, millega me oleme püüdnud tegeleda. Ja ma arvan, me oleme nüüd juba suutnud, üks on 5, üks poiss, teine on 4. Et see esimene etapp on nagu nüüd meil läbitud, et see varjamine ja selline häbenemine, see on nagu kadunud. Aga et see turvakeskkond, aga kui sul ei ole seda turvakeskkonda, siis ja kui sinuga ei suhelda, siis siis ongi keeruline. Et see suhtlus ongi see nipp. Ma saan aru, ma olen ebaoriginaalne, ma räägin samast asjast, aga lihtsalt see on see, mis meid on nagu aidanud ja millega me oleme tegelenud. Sest muidu ma lihtsalt kaotanud ühel hetkel ära. Et ja tema samamoodi, et kas sa sind ei huvita, mis ma teen, ühesõnaga see peab olema kogu aeg hands on nagu nii-öelda, kui inglise keeles öeldakse. Et saama aru, mis su lapsega toimub või ei toimu. Ja see tegelikult ei anna ka, see ma võin seda praegu ka rääkida, aga ega see ei anna ka mingit garantiid, et mingil hetkel, ma ei tea, ta vaimse tervisega midagi juhtu. Aga lihtsalt vähemalt mul on endal praegu see, kus öelda, rahu, et ma tegelen sellega ja ma püüan vähemalt õigele rajale teda viia. Ja, et see sest sealt hakkavad edasi, elu läheb ennast keeruliseks, sa lähed kooli, sul tulevad uued sõbrad, siis sul tuleb teismeiga, siis sul tuleb esimene suhe ja siis ma ei tea, mis iganes. Et seal ühel hetkel võib kõik klappama minna. Aga siis võiks sul olla võib-olla nii palju tarkust ja jõudu, et sellest läbi minna või teha siis õiged valikud. Ja, ma arvan, eks see ongi nende baasiliste asjadega, et ma arvan, me oleme aastaid ju rääkinud sellest, et liikumine toetab vaimsest tervist ja ma arvatavasti räägime lastega, meil samamoodi kui suhtlemine toetab vaimset tervist, et see on mingi asi, mida peabki võib-olla kordades ütlema, aga mulle tundub, et see näide, mis sa tõid nagu laste põhjal, et see algul see häbenemine, et ma nagu ei taha rääkida, eks midagi juhtus, et täiskasvanud kipuvad olen ka ikkagi endised lapsed, et see ei ole ainult laste puhul, nii et tihti, mis ma kuulen ka väga sage vastus, et aga ma ei taha olla kellegile koormaks, et teistel on ju ka hästi palju oma muresid, et mis ma siis ikka räägin, et ma ei taha olla koormaks. Aga kuidas siis käituda või kuidas see meeste suhtlus, ma olen nagu antropoloog natuke, et kuidas see meeste sõpruses või suhtluses käib, et kui sa näedki, et tõesti, et nagu on midagi, inimene käitub teistmoodi ja saad kuidagi see sama pilgust aru või kuidagi käitumisest aru, et on mingi mure, aga nagu ei jaga ja võib-olla teemad lähevad alati mingi teisele asjale või teisele süksele jutule, et mida siis sõbrana teha? Kuidas käituda? See on küll täitsa suur ja lai teema. Ikka, siin me olemegi selleks. Näiteks kui sõber, ma toon lihtsalt näited, ma ju ei tea. Arvan, et sellised asjad on meeste, mitte ainult meeste, sõprade vahel. Mis vahet siis või see ei ole nii oluline, mis soost või vanusest nii edasi. Kellel on
lapsed, mis staatuses see lastega koos olemine on, kas see on tervikpere või see on lahutatud pere või see on kärgpere. Et on näiteks mees, kes jagab teisele mehele, sõbrale, et ma toon näite lihtsalt, mida ma tean, et ma väga igatsen oma last temaga suhtlemist, temaga mängimist. Kui ma saan kokku temaga, ma olen 5 minuti pärast väsinud, ma tahan magada, ma ei viitsi tegelikult mängida ja ma sunnin ennast temaga mängima. Ma kahtlustan, et seda on päris palju. Miks seda nimetatakse kvaliteetajaks? Kas muu aeg ei ole kvaliteetaeg, et ainult see, kus sa ennast sunnid nagu tööle, kus sa ennast pingutad selle nimel, et sulle isegi tundub, et sa tood mingil määral, ma liialdan praegu, ohvriks. Ja siis pärast, kui see aeg on läbi, siis sa jälle igatsed ja mõtled, et miks ma ei mänginud, sa nagu ennast piitsutad ja et see piitsutamine on ka väga tundub inimesele omane asi endale tuhka pähe raputada, ennast kannatajaks tegema ja haletseda, mis iganes variante. Et see on üks motiveeriv asi, kus inimene hakkab endaga tegelema. Paraku vist on nii. Ja see endaga tegelemine viibki selliste äärmuslikusteni, näiteks nagu ma hüppan hästi nüüd kaugele mõttelt on netikommentaatorid. Minu meelest on päris õnnetud inimesed, kes vajavad abi, aga nad sõimlevad, räuskavad artiklite inimeste peale ja ma tõmban paralleeli ka näiteks Riigikogus selles 101 liikme seas on ka neid, kes lähevad siis pulti ja käituvad täpselt samamoodi. Nad on rahva poolt valitud ja see valik, mul vahel tundub, et küll meil on ikka palju neid netikommentaatoreid, kes valivad enda sarnaseid kusagile juhtivpositsioonile ja kui ma oma jutuga nüüd tahan jõuda, et me lükkame vastutust ära. Me ei taha vastutada oma mõtete, oma tegude eest. See kerge võrdusmärgi ma tooks selle juurde, mis sa ütlesid, et mis nüüd ma ei taha koormaks olla. Nad on väga lähestikku. See vastutuse äralükkamine ja anda hinnangut vabalt. Mulle see ei meeldi. See inimene on sitt, vaata kui mis jama see on. Ühesõnaga, iseenda halvustamine, me oleme kogukond. Ja me oleme nii kriitilised ja mitte toetavad. Mitte kõiges, ma nüüd üldistan. Väga palju head ja positiivset, kuidas me toetame. Juba see, et me 3 kokku saime, on äärmiselt positiivne tegu. Et me analüüsime, arutame, jagame neid mõtteid, see on väga hea. Mõnele, kes kuulab, sobib, ta arendab oma peas seda edasi, mõni vastupidi, tunneb ennast kuidagi puudutatuna, et mis jurade ajate, mis sa oled ise samasugune nõus. Seda ma tahangi rääkida, et see lahti rääkida endas, teie pealt leida seda kaasa mõtlemist, kas või vaidlust, mis iganes, see on okei. Ma läksin selle algse asja pealt väga kaugele eemale. Ma rääkisin lastega suhtlemisest, mängimisest. Et miks see isa siis vahel on nii väsinud ja see on tema endaga koorem, et ma nüüd õigustan ka seda olemist natukene, et ühest küljest ta tunneb ennast väsinuna, ta ei saa hakkama, ta tahaks midagi muud teha, ta tahaks vedeleda, telekat vaadata, arvutis istuda, aga ei, ma praegu mängin, ma olen nüüd see kvaliteetaeg lapsega. Et lapsel jääb see meelde, no iga isa peab minema lapsega kalale, no ei pea. Et need klišeed filmidest, raamatutest, fotodelt, või ma käisin isaga jahil või isad on väga erinevad, mehed on väga erinevad, vahel piisab lapsele ühest pilgust, ühest kallistusest, ühest heast sõnast, ühest natukene külmaks läinud hot dogist, tal jääb see meelde. Ja et nagu Karmo eelnevalt ütleski, et see
nagu mingi turvalisus või mingi baasturvalisus, eks, et mis ei pea olema alati nagu sa tõid ka, et rahaga makstud. Jah, rahaga makstud või ka kvaliteetaeg selles mõttes, et nüüd see on nagu siuke, et noh, et loomulikult aeg on siuke vara, mida me ei saa tagasi ja et on hea panustada on võib-olla vale sõna. See läheb väga investeerimisjutuks, aga et olla koos oma lähedastega. Ja üks asi, jah, tahtsid lisada midagi? Ei, et ma kahtlustan, et see muster kandub edasi ka lastele, et kui meie pere läheb suusatama mägedesse, suusavormid on need ostetud või renditud, mis iganes, ja mõni teine laps ei saa seda. Et mis toimub, sest see laps, kes käis seal suusatamas, ta tunneb ju ennast ikkagi edukamana. Et nüüd hakkabki see, et mis asi see edukus on ja mis see ühiskondlik edukus, et see lapse kasvatus, lapse haridustee, lapsele mõista andmine, põhiväärtused, inimeseks olemised, et need on jäänud veidi kõrvale, et me räägime küll ilusaid asju ja kas saadetes või kogukond koguneb kokku, laulavad laule, võtavad käest kinni, räägivad selle tähtsusest. See on homme läinud jälle. Et miks me ei suuda neid asju, see on kultuuri osa, sellepärast ongi kultuur tähtis. See ongi kultuuri, minu meelest kultuuri põhiline, kas nüüd eesmärk, see on vale sõna, aga tähtsus, traditsioon. Kultuur on ju traditsioon. Ja et need traditsioonid kinnistuks, et nad oleksid ausad, julged, siis me peame olema ise julged tunnistama seda, millest meil jääb vajaka inimeseks olemisena. Julged avama, julged tunnistada eksimusi, halbu mõtteid, enne kui nad reaalseks saavad. Ja nii edasi, nii edasi. See ei ole kõik väga dramaatiline ja kohutav, vastupidi. Selles mulle tundub, tekib üks eufooriline plussmärk, et sa hakkad tundma ennast paremini, et sa julged tunnistada, siis sa julged ka, kuidas ma ütlen, mitte nüüd iga rääkimine ei tähenda abi. Me võtame seda, et ai, mu sõber aitas, mitte ei, see on tingimusteta sõprus, nagu tingimusteta armastus. See ei ole abi. Abi on see, saad sa mulle tulla appi aeda värvima. Ta tuleb appi mulle aeda värvima sõbrana. Või ei saa tulla, okei. Aga see, kui me räägime, jagame, võime vaielda, nagu ma enne mõtlesin, see on normaalne. Jaa, et siin läheb nagu nii raske on seda hoida ainult selle meeste vaimse tervist teemal, sest siin tuleb nii huvitavaid mõttelõngu ja kuidagi, et see näitabki see teema, et see teema on nii läbi imbunud kõikidest teistest asjast, kultuuridest, kuvandist, ka sellest, kuidas me oma keelt kasutame või et mida siis tähendab abi või mida me sellel mõtleme, millega me seda seostame. Me oleme kõik seotud. Kõik. Väga ilus mõte. No, see nii on, see ei ole minu mõte, ma jagan seda mõtet valjemalt praegu teiega koos siin, et jah, me pöörame tähelepanu, et meeste vaimne tervis, naiste vaimne tervis, naiste kaitse, laste kaitse, kõik on omavahel seotud. Me ei saa seda, kui me vaatame neid õnnetuid globaalselt maailma juhte ja kui öeldakse, et see apelsinikarva idioot seal teise pool ookeani otsustab midagi või ülehomme otsustab teisiti ja siis suured juhid ütlevad, me ei saa teda närvi ajada, me ei tohi teda solvata. Kuhu see maailm siis veereb? Ma ei saa aru. Jumala eest Trumpi ei solvaks, et ta teeb mingi... Kuidas see võimalik on, öelge mulle? Ma teen ikkagi selle korra selle suuna muud, see tulen vaimse tervise. Et muidu... No kas see on ka vaimse tervisega seotud? seda küll. Aga üks asi, mis mulle ka kuidagi kangastus sellest, mis eelnevalt rääkisid, on need stereotüübid, mis meil on, võib-olla ongi, kas see on, mida tähendab lapsevanemaks on või meheks olemine ja siit sellest Redditi jutust tuli ka ju välja see, et
et ta kuidagi juba vaatab, et ma olen nõrgem, kui ma võib-olla räägin sellest, mis ma ausalt tunnen. Et kuivõrd te ise olete tundnud võib-olla, et on nagu mingi siuke mehe ettealun või mingi stereotüüp, millele peab nagu vastavalt elama või kuidagi olema või käituma. Karmo, nüüd ma alustan sinust, et saad ka sõna. Et sellel on selles mõttes keeruline vastata, et mind ka üllatab aastal 2026, et nojah, aga see on okei. Kui on, siis on. Ja lihtsalt, et see stereotüüp nagu ikka kehtib. Lihtsalt, kuna me töötame sellises keskkonnas ja ma olen selle peale palju mõelnud, et me tegeleme nagu ju teatris üsna sellises, kuidas öelda, intiimses usaldusväärses keskkonnas, kus me peame oma rolli loomiseks või koos olemiseks ennast avama, ükskõik mis kujul. Nii palju, kui sa siis avad, varjatult või mitte varjatult. Et ühesõnaga mulle tundub, et minu enda selles, mida ma tahan sellega öelda, minu enda selles nii töökollektiivis kui ka perekonnas ei ole selliseid stereotüüpe. Tähendab, me räägime oma töös väga palju, me peame seda tegema. Me oleme kõik üsna haavatavad, üsna haprad. See on ka ütleme eeldus üldse, et sa saad seda teha, on ju. Et seal on väga, kuidas öelda, ma isegi hakkas mõtlema, väga toetav keskkond. Et jah, loomulikult meil on erinevad inimesed, erinevad karakterid, see on kõik normaalne, me oleme inimesed, aga lihtsalt, et see töökeskkond tegelikult väga hoidev. Ja teine asi, ma ei ole olnud päeva nüüd 10 aasta jooksul, kui ma lähen teatrimajja ja nalja ei saa. Et saad aru, see on mingi teatav teraapia on ka selles, et ma tööle lähen. Ehk siis jutu mõte on see, et see keskkond on lihtsalt, kus mina nagu toimetan, on väga toetav ja selliseid stereotüüpe nagu ma nii väga ei märka või seal ei ole sellist asja, et ole mees ja ole tugev ja ära nuta ja nii edasi. Ja samamoodi ka mu kodus, et mul on elukaaslane, kellega ma saan rääkida kõigest, selles mõttes ma olen võib-olla siis sellises turvalises ja heas keskkonnas, et ma ei näe küll seda, et keegi annaks mulle hinnanguid, et mis see nüüd, mis on mingi probleem. Et millest sa räägid, et see ei ole jah. Seda ma ise täheldanud ei ole, aga lugedes neid kommentaare saan aru, et see on ikkagi nagu lokkav tunnetus nendel inimestel ja meestel. Järelikult, mis tegelikult on see, et järelikult see on olemas ja järelikult ikkagi aastal 2026 see on nii. Et nii vaadatakse. Jah, et asjadele. Eks ta võib-olla lähebki sinna, et kuivõrd me seda ise teadvust, või ka, et kas ma üldse panen tähele, et on nagu mingi nagu roll, mille me peame võtma või et kuidagi, või et kuivõrd see roll, kuivõrd see on inimene, eks, et kus need piirid jooksevad, et aga see ongi see võlu nende keeruliste teemade puhul, et neid on ju tore arutada. Andres, kas sa oled tundnud seda? Või veel rääkimata sellest, et nii kultuuritöötajad väga palju palka ei saa, aga lihtsalt et rääkimata veel sellest, et mina peaks olema nüüd see, kes toob nagu ropult ja mina pean seda pere üleval, et ma ei paraku ma ei tunne ka sellist vastutust, sest kui me oleme mõlemad palgatööl või see, et kas tema saab rohkem, mina saab rohkem, üks saab vähem. See nagu, ma ei tea, ma nagu ei tegele sellega, see ei oma minu jaoks nagu mitte mingit tähtsust. Ma ei oska sellega nagu, sest võib juhtuda hetk, kus mul ei ole midagi. Siis ma elan oma teise poolega või mul teisel poolel on midagi, siis see on nagu perekond, me oleme nagu üks üksus või. Et sellepärast ma ei oska nagu seda ka sellega suhestuda, et mina olen see ja ma peaks sellest kuidagi halvasti tundma ka veel, kui ma näiteks palgas nagu vähem teeniks või so what? Jah, aga kui see ei ole palgateema, vaid näiteks kui see on seotud ongi tundlikkusega või tunnete näitamisega või sügavama tundel, ma ei tea, kuidas seda nagu niimoodi, jah, et aga sellega, et sa kirjeldasid küll, et teatris paratamatult on, et ongi siuke keskkond, et sa peadki seda tööd tegemise endaga, aga väljaspool teatrit tunnetest rääkimine või tundlik olemine. Mulle tundub, et ma räägin rohkem kodus kui väljaspool selles mõttes. Ma olen ka sõpradega rääkinud, aga lihtsalt, et mulle tundub, et ma saan kodus siiamaani ühesõnaga oma asjad nagu ära lahendada, ära filtreerida, et mul ei ole nagu vajadus siis veel kellelegi rääkida,
et kui on mingid asjad, siis loomulikult mul on see võimalus seda teha ja on neid inimesed, kes ka seda kuulavad, aga jah, seal on jah see vahe, et noh, räägime, aga kas me siis ka nagu päriselt räägime siis nendest. Et võime rääkida küll, aga jah, kui pealiskaudselt või sügavale me siis nagu läheme nende juttudega. Et see vahe võib kindlasti olla jah. Et just kui me nagu räägime, teame oma tuttavate ka, aga mis sinuga siis nagu sa küsisid alguses, kuidas teil päriselt läheb, et kas me selleni jõuame. Jah, ja see on ka see turvatunne ja muud asjad, mida see nagu küsimus vajab, et kuhu ta peaks nagu maanduma, et oleks ka selleks õige koht ja aeg. Aga jah, Andres, tahaks sinu kogemust ka väga tegelikult kuulda sellel teemal, et siuksed stereotüübid või siukseks meheks olemine, et kuivõrd sa tunned, et need võib-olla takistavad mõnikord vaimse tervisega tegelemist. Või selle vastutuse võtmist, mis sa mainisid ka. Stereotüübid. Ega need stereotüübid on minu meelest on päris juba hägustunud tänapäeva ühiskonnas. Ja sellised konservatiivse hoiakuga inimesed võitlevad väga selle vastu, et nad ei hägustuks. See sõna, mis ma ütlesin, on vale. See ei ole mitte hägustumine. Pigem vastupidi lähevad selgemaks. Et tulevad välja inimloomuse, kuna kõik areneb. Tehnika areneb. Seetõttu, kes seda tehnikat arendab, on inimene ise. Inimene areneb. Et jah, ma ütlesin valesti, mitte ei hägustu, vaid läheb selgemaks. Selle vastu mingisuguste harjumuspäraste mustrite vastu on ikka ajaloos olnud võitlemised ja vastu ollakse ja et mina olen selle poolt, et see läheks selgemaks, mitte nii konservatiivse hoiakuga. Sest inimese värvid seest, tema tundmused, see on nii piiritu. See on väga huvitav. Need küll, need reeglid, mis on moraalireeglid, need muidugi on inimeseks olemise baas. Muidu ei oleks võimalik. Et kus need piirid nüüd on, sellega me kõik ju tegeleme selles oma väikses kogukonnas ja ühiskonnas ja saame mõjutusi kõrvalt teistelt suurematelt kogukondadelt ja võrdleme ja toome seoseid ja see on minu jaoks on see huvitav, kui ma oma isikliku elu elan sellega koos, ega see ei ole eraldi. Ei ole nii, et see on minu elu ja minu töö. Tihti need käärid tekivadki sellest, et inimene teeb ühte asja, ma teen karjääri, teen tööd, teenin raha, aga siin on minu elu. See jääb natukene elamata, see ei ole eraldi, need on kõik koos. Ja nüüd, kuidas seda siis enda jaoks selgeks teha inimesel, seal tekivadki need erinevad kompleksid ja mööda rääkimised ja mis, kuni selleni välja, mis on elu mõte. Elu mõte on nautida elu minu meelest. Mitte minna raskustesse. Kuigi ma ise lähen väga raskustesse. Segaselt rääkisid sulle? Ei rääkinud segaselt, mulle väga nagu see väga veeldis, et võib elu nautida, et mitte raskustesse minna, kuigi ise tahaks ju alati sinna raskustesse minna. No ei taha, millegi pärast läheb. Jah, mis sa teed, eks? Valed otsused, valed mõtted, ego, enda heaolu. Mul on ükskõik, mis teistel on, peaasi, et mul on hea ja nii edasi. Jah, see inimeseks olemise kunst. See on päris värvikirev. Armas, tahtsid vist midagi lisada või lugesin su näost valesti välja? Ei, mul tuli tegelikult üks vana teema ja ma lähen mõtlema lihtsalt selle kasvatamise. Mul korraks tuli see, et see ongi väga keeruline selle, mis Andres enne rääkis, et on väsinud ja ei jaksa lapsega tegeleda. Et seda ma olen ise ka tajunud, et vahepeal, kui sul on väga palju tööd, on ju,
ja siis see samamoodi, sa tuled koju, et täpselt need ei ole eraldi, et see on kõik siuke üks tervik, on ju. Et siis mida ma sinna koju toon ja siis, kui sa jõuad selleni, et kas siis see, mille me sinna koju toon, ainult riismed ja kas need inimesed, kes on seal kodus, tahavad neid riismeid. Miks mulle see, siis mõtled kuni selleni välja, et miks ma siis siukest tööd teen, kui ma kodus selline olen või nagu mis asja, et miks üldse, et see on nagu olulisem kui mu töö tegelikult, et aga lihtsalt, et väga keeruline on seda balanssi hoida, aga ühesõnaga sellega tuleb tegelikult tegeleda, et sind oleks mõlemas kohas ja võrdselt. Ma lihtsalt sattusin vaatama seda, see oli väga inspireeriv, ma saan aru, ta on rikas inimene on ju, ja tal on hästi palju võib-olla lapsehoidjad, meil ei ole kunagi lapsehoidjad kodus olnud, aga lihtsalt see, paar korda on, sattusin Gordon Ramsay seda dokfilmi vaatama ja see lihtsalt kui 100% ja nüüd, mitte siis 20 aastat tagasi, tal on, ma ei tea, 4-5 last on ju, ühed lapsed on seal lähenevad 30, aga tal on ka praegu üks täitsa väike laps ja siis veel siuksed, ma ei tea, 8-aastased. Ja ta ütles ka, et ta on praegu palju parem isa, aga lihtsalt seda on nagu lahe vaadata, kui nad on dok, et siis kuidas ta 100%, kui ta teeb tööd, siis ta ropendab ja möllab ja põhimõtteliselt kõik on nagu niimoodi, käib joone järgi ja ta tuleb koju. Kuidas ta nende lastega, tal on selgelt mingi ATH diagnoos ka, kui ma seda vaatan, sest ta on täiesti nii aktiivset inimest ma vist ei olegi näinud, aga lihtsalt ta on 100% kohal, kui ta tahab mängida, teeb, möllab, et see väga inspireerib, ma vaatasin suu ammuli, aga õnneks ta seal intervjuus ütleb ka, et see võib-olla pilt on petlik, et 20 aastat tagasi, kui tal esimesed sündisid, siis ta võib-olla selline mees ei olnud, aga nüüd 60-selt, et aga ikkagi, ühesõnaga, ma ei tea, mis sellest rääkima hakkasin, aga huvitav oli vaadata ja kuidagi tegi südame soojaks vaadates, et võiks ka parem isa olla. Elu nautida parem isa olla. Ja ma ei tea, kuidas teiega, aga mul nagu hakkab tekkima pähe mingi tervik võib-olla nendest teemadest, millest me rääkisime, et ka kuidagi, et on üks siuke teraapia vorm, kus hästi palju keskendutakse väärtustele, et see, et mida sa elus väärtustad ja kuidas siis rohkem käituda nende väärtuste järgi. Ja see alati ei tähenda, et see on seotud kuidagi positiivse emotsiooniga, et näiteks ausus on siuke väärtus, mis on väga raske, et ta käiks kogu aeg, et kogu aeg on juba tore aus olla, eks mõnikord see tähendab ka hästi raskeid vestlusi, aga see ei tähenda, et need ei oleks vajalikud, et see, mis sa kirjeldasid, et kuidagi see mõtestamine, et miks ma midagi teen, et miks ma siis jõuan sinna koju ja olen väsinud, kuigi tegelikult võib-olla mu väärtused on kusagil mujal. Ja teisalt, mis siit enam tuli see vastutusega võtmine, et ennem ei saa midagi muutuda, kui ise midagi teistmoodi ei teeks, et kas ongi see tunnistamine endale, et tegelikult on praegu raske ja ma ei tea, kuidas sellest edasi minna ja et ma olen seal enda peas nagu nende mõtetega päris kaua maadelnud, et võib-olla on aeg kellegi teisega rääkida, kas see on sõber, kas see on terapeut, psühholoog, psühhiaater, kes iganes on. Et aga see siuke, et ma pean kuidagi mingit nagu avama ennast mingi teistmoodi. Et mul nagu tekib siit siuke mingisugune siuke süsteemsus tervik kogu sellest vestlusest. Kui sa enda mõtetega üksi jääd jah, eks see midagi paraku jah, seda me kõik ma arvan tundnud, et kapseldud ja sa ketrad neid ja nii edasi. Aga lihtsalt kui rääkida sellest ka lihtsalt korraks, et mis siis nagu, ma ei tea, mind on aidanud või millega näiteks mind lihtsalt ikkagi selline füüsiline, ma saan aru, võib-olla paljudel inimestel meeldib sporti teha, aga mind küll 1,5 aastat tagasi, kui ma võtsin selle ette ja hakkasin nagu, et see oma nii-öelda füüsiliselt midagi tegema ja sportima, jõusaalis käima, jooksmas, et see nagu ka hästi palju, kuidas öelda, vabastab sind, et teeb su mõtted klaarimaks ja korraks nagu tegeled mingi muu asjaga. Eriti mulle meeldivad rühmatrennid, kus keegi su peale karjub selle pärast, et siis sul ei ole üldse aega midagi mõelda. Vaata, kui sa jooksmas käid, siis sa võid ikka edasi kedratava mõtteid, on ju. Aga kui sul on mingi väga tugev füüsiline pingutus, et sa saaksid nagu täiesti korraks välja. Et jah, selline füüsiline aktiivsus on küll üks minu selline tervisevitamiin, mida ma kasutan enda puhul. Ja reisimine, kui on võimalust, jah. See on ka üks asi, mis mulle midagi ei ole teha, see on ka nii on. Igatpidi avardav. Aga Andres, kus sul, kui me lähme nüüd hästi praktiliseks korra, me tuleme, nii tore filosofeerida mõelda, aga et mis on mingid siuksed, mis sa oled ise tundnud, et teeb selle olemise paremaks? Mingisugune
praktiline asi, mis vaimset tervist toetaks? Peab mingi laks ära käima peas, et sa võtad otsuse vastu, et sa nüüd mitte sa ei luba kellelegi midagi, tead, ma enam ei tee seda või nüüd ma muudan oma käitumist või see võib-olla kellelgi toimub, minul mitte. Ma pean selle otsuse ise vastu võtma väga kindlalt. Mitte võitlema sellega. No, näiteks on ju erinevaid asju, inimestel on seesama jagamine, kuidas sa julged midagi jagada või mitte. Ja hakkab, kui keegi liialdab, näiteks alkoholiga, napsi, läheb paljuks, sest tunned, et no ei lähe, et kõik ju võtavad rohkem või vähem, et nimetatakse ka toimivateks alkohoolikuteks ja nii edasi ja et eks see viib ühel hetkel, kellel ütleb tervis üles või kellel hakkab vaimselt väga segama, ta ei saa oma tööasjadega iseendaga hakkama ja nii edasi, et kuni käib see laks ära, et oota, ma ei taha. Et mis selleni viib? Kõik mingisugused harjumused, mis ei ole tervisele väliselt head, suitsetamine, joomine, narkootikum, nii edasi, nad on ka vaimselt pärssivad väga. Et ma üritan ennast nüüd sõnastada täpsemalt. Kui me vaatame teatrietendust, filmi, loeme mõnda raamatut, kuuleme muusikat, vaatame näitusel mõnda pilti, meil tekivad seosed, kui see meid puudutab ja see on üks ravi osa. Ta avardab meie mõtlemist, see on nagu lugude jagamine, jutustamine, rääkimine. Sa leiad seoseid, jällegi see, mis on üks minu meelest tähtsamaid asju, et sa leiad seoseid, et sa teed nad endale nähtavaks ja sa seisad peegli ees kas oma mure, probleemi või rõõmuga vastastikku. Ja kas sa tahad seda näha või sa ei taha seda näha? Kuidas minu reaalselt, ma tulen nüüd üritan lihtsamalt enda jaoks rääkida. Ma muudan mustrit, käitumismustrit, oma tavalisi tegevusi. Kui ma olen hommikul harjunud tegema nii, ei, ma ei tee nii. Ma kõigepealt võtan selle asja, panen sinna, meelega, teadlikult. Ja see tekitab mulle teatud elevuse. Mitte, et ma nüüd rõõmsaks muutuks, aga vahel ma olen ka hommikul naernud, et mida ma teen. Ma räägin valjult endaga, iseendaga. See on päris tore, päris lõbus asi. Mm-hmm. See on nii äge kuulda, et kuidagi see, et tihti, et mis me võib-olla seal kabinetis nõustamisruumis on ka, et aga kuidas sellesse kogemusse tuua rohkem uudishimu, et on see valus kogemus, on see ebameeldiv, et kui korra saab seda vaadata sükse uudishimuga, et mis siis saab, et mis siis juhtub või seesama, et ma olen harjunud niimoodi tegema, aga kui ma teen teistmoodi, et mis siis saab, kes ma siis olen inimesena. See on lahe, sest ta tekitab elevust ühel hetkel. Teiseks, me ju ikkagi kogu aeg vassime ja varjame ja petame eelkõige ise ennast. Nüüd me hakkame ennast premeerima oma mõtetega, mingi asjaga. Ma olen nii tubli praegu, ma premeerin ennast. Et inimene, kes ei ole mõnda aega joonud, kuule, nüüd ma saan küll hakkama. Võtan ühe väikse veintsi. Võtad väikse veini ja meenuta seda, mis asi on 3. päev, kui sa jood. See läheb tuju ära. Kui see on üks väga, minu meelest praegu segasin sulle vahele, sest ma tahan, sa oled noorem inimene, sa võib-olla ei tea seda, et alkoholism meie rahval on päris karm teema, sealt on seosed selle vaimse tervise nõrga või katkise tervise juurde kiire tulema, mitte ainult mehed, naised, lapsed, et seda on palju ja see on normaalsus. No kuulge, lõunamaal juuakse iga päev veini, see on teine temperatuur, mitte ainult kliima suhtes, vaid ka sisemine inimese temperatuur on teine
ja iga õhtu peale tööd minna koju ja võtta pokaal 2 veini. Võib-olla see on okei, kindlasti on, aga kui ta läheb ühte mustrisse igapäevasest, sa leiadki sealt selle ravi, lõdvestuse, et nagu see tüütab ära. Ma ei tea, ma ei tea, mul on seda huvitav, ma praegu lihtsalt tegelen ühe tööga. Sa ei pruugi hakata küsima, sest ma ei räägi rohkem kui seda, mis ma ütlen, et see on seotud just nimelt meeste vaimse tervisega. See on minu enda elukutse pealt või eriala pealt, kuidas nimetada, see tegevus käib, kas see on teatri või kino või ma ei hakka sellesse süüvima, ühesõnaga me tegeleme koos Karmoga sellega, et sellepärast on see hea kokkusattumus, et me sellest räägime. Ja sellepärast võib-olla ka ma praegu nii palju vahutan ja jauran segaselt. Ma üritan kuulata ennast kõrvalt, et kuulajale, mis asja ta nüüd, kuhu ta hüppab oma mõtetega sinna tänna. Et need küsimused ja millele sa juhid tähelepanu, me räägime palju, me mõtleme palju igapäevaselt sellest. Ja siin ongi see, et kuidas ma tegelikult sel ajal, kui ma sellega tegelen, ise reaalset elu elan, millega ma hakkama saan, millega ma hakkama ei saa. Nagu psühholoogid, psühhiaatrid, inimesed. Nad kuulevad päevi, hommikust õhtuni, lugusid, muresid. Et see on päris keeruline vist või mis sa ütled selle peale? Ma ütleks selle kohta, et kõik need, ma arvan, mingid mõttelõngad, kuhu me jõudsime, mingid head asjad, mida enda peal ka praktiseerida. Et see, et kui ma võtan, kui mu tööpäev saab läbi kella 5-6, et siis ma olen Annalen edasi, et siis ma ei ole psühholoog, et ka siis ma võin olla väga nõme inimene ja mitte kuulata oma sõpru või elukaaslast või öelda ka neile, et ma ei jaksa, eks, aga võib-olla see ongi see teadlikkuse koht, et on ka lihtsalt rohkem neid, see tööriistakast on laiem, et mida ma siis teen, kuidas ma tähele panen, mida ma tunnen. Ja kindlasti nagu igas elu valdkonnas see kooskond, kellega sa koos neid asju teed, see aitab hästi palju. Ja huumor aitab hästi palju, et nagu ikka, nagu üleüldiselt inimeseks olemine. Aga rääkides siin lühi- ja pikaajalistest tagajärgedest, siis ma tean, ma pean hakkama otsi kokku tõmbama. Muidu ma kardan, et me jäämegi siia õhtuni, et ei saa oma projekti edasi teha, sest läheb huvitavaks, liiga huvitavaks. Nii et tõmbame siinkohal need otsad kokku. Kas on veel midagi, mis te tahaksite lõpetuseks öelda kuulajatele? On midagi sükest, mis täna kuidagi mõni soovitus, nõuanne, lihtsalt märkamine. Ei taha midagi, see on kõik. Mul on endal vaja soovitusi. Siis kuulajad saavad sulle, et kirjendage, jätke siis kommentaare ja soovitage ise. Võib-olla või Karmo, kas tahad midagi lisada veel? Minge jalutama, minge välja, nautige värsket õhku, puhake. Nõus, jalutamine on väga hea. On. Ja just. Ma jalutan iga päev keskmiselt 10 000 sammu, nagu reeglina soovitatakse. Väga hea. No aga siis jätamegi siinkohal lõpetame selle saate ära. Kõik saavad siis jalutamine, kes juba ei jaluta ja siis pärast veel Andresele soovitusi jätta. Ja nii ongi. Aitäh teile. See oli Pearaadio episood teemal, meeste vaimse tervise teemal. Ja tulge ikka tagasi veel kuulama.